Tere! Teeme väikse video sellest meie surfi setupist ja see meie ID-buss, see meil olnud vist 3 aastat. Kohe kui me selle saime, paigaldasime me siia CampKiti nagu sellised sahtlid ja läksime Itaalia reisile. Jäime üsna rahule. Ja peale seda oleme käinud veel 2 korda Itaalias ja 2 korda Prantsusmaal sellega. Me selles ööbinud reisi ajal ei olegi, aga surfamas käimiseks on see nagu hästi mõnus olnud. Et nüüd me tegelikult tahaksime nagu järgmist sammu teha, et natukene suurema elektribussi osta, kus oleks ka mugav nagu ööbida ja süüa teha, vetsus käia ja natukene võib-olla tööd teha, kui on vaja. Aga vaatame üle, mismoodi meil see igapäevaelu selle ID-bussiga välja näeb, et ma ei hakanud teda nagu koristama ega midagi, lihtsalt, et oleks näha, mis nagu igapäevases siukses surfi setupis on nagu head asjad ja kus on nagu puudujäägid. Lähme! Hakkame siit alguses kohe peale, et meil on vaibad maas. Need on tavalised IKEA vaibad. Need on külmema ilmaga väga mõnusad sokkis või paljajalu sõidu ajal. Ja neid on hästi lihtne puhastada. Võtad välja ja klopid ära, kui lähevad märja liivaga kokku. Siis meil on sellised natukene veekindlad istmekatted, et kui peale surfi näiteks tahad oma majutusse või koju sõita, et siis ei pea küll lipsat ära võtma, istud lihtsalt siia peale, lähed koju, pärast kuivavad ära. 2 istme vahel on meil tühi ruum. Siin all on meil alati kaasas tööriistakast ja tööriistakasti peal on siis sülearvutikott, et oleks nagu kättesaadav. Üks tähtis asi, mis on nagu väga-väga kriitiline, et mõlemal, et ees on 2 eraldi mugavat istet, mõlemal on 2 seda nagu käetuge. Et kui on mingisugune pikem sõit, et siis ikkagi mõlemal inimesel oleks mugav istuda. Noh, nagu näha, ees on meil kogu aeg binokkel. Ja lähme siis edasi. Nii. Siit hakkab juba paistma see CampKit, mis on nagu standard laiusega, nagu euroaluse laiusega, mis on 1200 mm. Selline komplekt, mille saab lihtsalt autosse tõsta, põhjakülge ära kinnitada ja ei pea nagu midagi nagu ringi tegema. Et põhimõtteliselt saab selle välja võtta ja siis on see kaubik nii, nagu ta ennegi oli. Aga kuidas meie seda kasutame? Et siin küljeuksest tuleb välja üks pikk sahtel, mis mahub täpselt sellest uksest mööda. See on täpselt niisuguse laiusega, kuhu mahub see hall eurokast. Meil praegu siin on, taga on snäkid, siis on siin akurell, kompressor, Makita kohvimasin, veel mingi pudi-padi. Ega ma siin väga koristanud ei ole, mõned joogid peale surfi ja võtta. Siis siin istmete ja sahtli vahel on meil siis õhkpotis on need e-foili mastid. Kui me e-foilidega väga ei sõida, kui on tuulisem aeg, siis on siin tavalised mastid. Siia vahele veel on mahtunud mõned pisikesed Decathloni matkatoolid, siin on üks natuke suurem matkatool. Et toimib. Me hakkame seda tagantpoolt. Meie bussil on kärukonks ka, et seda me oleme nüüd vist 2 korda kasutanud. Et ma ei tea, kas seda tegelikult on vaja, aga olemas ta on. Siin on siis see CampKiti nii-öelda kõige tähtsam osa on 2 suurt sahtlit, kuhu mahuvad siis meie vingid,
siia mahuks ka lohed. 4 tükki. Siin ühe väiksema vingi kõrval on meil kompressor, millega neid vinge täis pumbata. Ja see lahendus on väga hea. Et enne seda, kui meil see CampKit sai siia bussi pandud, nendes varasemates kaubikutes meil olid kõik asjad lihtsalt põranda peal. Ja sinna lõpuks see läks siukseks mäsuks, et enam ei mäletanud, mis seal all on ja mis sul on kaasas ja mis sul ei ole kaasas. Aga nüüd on nagu väga lihtne, sa saad kõik asjad kohe kätte, midagi ei pea pealt ära võtma. Selleks, et vingi kätte saada. Ja siis siin kõrval, ütleme ta võiks natukene kõrgem olla see sahtel, et need suuremad vingid ka ära mahuksid, aga me saame hakkama. Siin kõrval on siis tegelikult see on nagu mõeldud niisugune köögimoodul, et siin on natukene sügavam, kuhu mahub siis kas gaasipliit või meie puhul see induktsioonipliit. Aga siin meil on lihtsalt mingid siuksed tööriistasid, e-foili pulte, selliseid mutreid ja polte, mida nagu kogu aeg vaja läheb, kui surfamas käime. Siin on siis niisugune väike panipaik, kuhu põhimõtteliselt mahub meil ära see 1,5 kilovatt-tunnine all-in-one akupank, kus on kõik inverterid ja päiksepaneeli need MPPT-d ja asjad sees, aga ütleme, kuna meil nagu enamus sõitudest on siuksed, lähme täna surfama ja tuleme õhtuks koju, siis meil ei ole vaja seda söögi tegemise asja nii väga. Ja siin on lihtsalt jälle üks eurokast, kus on nagu mingid väiksemad karbikesed, mingid pudinad-vidinad, põhimõtteliselt need kõik on nagu selle foili vingitamise ja e-foilitamise jaoks, kõik akupank. Et siin on nagu näha ka, et see laius ei ole väga hea, et see laius võiks olla selline, et see eurokass siin oleks nagu täpselt. Või siis saaks teistpidi panna. Aga see ei olnud ka nagu disainitud selle järgi. Lihtsalt mõnes kohas juhuslikult täpselt mahub. E-foili hakkab. Siis ja siin all me hoiame neid jalanõusid, et vahest on siin surfisussid ja vahest on siin mingid muud sussid. Siis siin peal on meil praegu lihtsalt need 3 lauda, millega me põhiliselt sõitmas käime, need vahest vahelduvad. Alguses meil olid lauad siin nagu seina ääres, vertikaalselt. Aga nüüd see laua disain on läinud nagu selles suunas, et nad muutuvad nagu pikemaks ja kitsamaks. Et siis nagu hästi ei mahtunud enam ära. Nii et nüüd on need lauad siin, et kui on laua nina pikem, siis on seal 2 esiistme vahel. Siin on meil Rayfoil, siin on need mastid, siin serva vahel on veel siuksed matkavaibad ja seal on veel natukene ruumi mingisuguse pudi-padi jaoks, mida harvem on vaja. Siis siin on selles seinas on mul kummiga kinni need nii-öelda lennukid, mis on siis foili põhiosa. Aga siin on ka näha, et kuigi siin on kõrgust vist umbes 75 sentimeetrit, siis kõik need lennukid siin ära ei mahugi, et siin üks mingisugune vanem, niisugune algajate oma on natuke isegi pikema fuselagega, et see ei mahugi siia ritta. Aga see, et need vingid oleksid kogu aeg kättesaadavad, et need lennukid oleksid kohe kättesaadavad, on nagu siukses igapäevase surfielu juures nagu hästi mõnus, et see asjade üksteise alt välja kaevamine, nagu siingi, et kui mul seda lauda on vaja, see on ikkagi tülikas teda siit nagu välja võtta. Hea oleks, kui need lauad oleksid ka nagu ikkagi vertikaalselt, igal ühel on oma koht, et võtad selle, mis sa tahad. Et see on siis praegu selle ID-bussi
situatsioon, aga nüüd ma räägin kohe sellega ära, mida me nagu tulevikus tahaksime. Et me tahaksime nüüd seda suuremat nii-öelda sprinteri mõõdus elektribussi, millel oleks range umbes sama, mis ID-bussil. Lubatakse 400, meie praktikas sõidame reiside ajal 150 kuni 250 ja meile sellest täitsa piisab, sest me oleme pikad, meil on seljad kontoritoolis istumisest nii nagu nõrgad ja me tahame vahepeal sirutada. Ja siit tuleb ka selle nii-öelda uue bussi põhiline nõue. Üks on see, et oleks see range umbes sama, praktikas 250-300 ilusa sooja ilmaga. Teine asi see, et 195 pikk inimene saaks sees püsti sõista, isegi siis, kui on väike soojustus põrandal ja laes. Ehk siis nende ütleme siis E-Ducato tüüpi, need vist kõik teevad ühesuguseid. On ta siis see H3 kõrgus, kus peaks olema umbes 2 meetrit sees kõrgust alguses, aga mingi soojustus ilmselt tuleb ka. Et see on oluline. Siis on oluline see, et 195 mahuks nagu sirgelt magama ka, mis välistab nagu selle ristipidi voodi. Et ma saan aru, et nendes on umbes 185 tegelikult võimalik nagu ära mahutada. Et meil peaks olema nagu siis voodi nagu pikkupidi. Kuna auto on kõrge ja me ise oleme pikad, siis lavats voodi võiks olla ka nagu kõrgem ja see võiks olla nii kõrge, et meie 85 cm laiusega lauad mahuksid niimoodi vertikaalselt. Ja see sahtlisüsteem peaks olema sarnane, võib-olla siis kui ruumi on rohkem, siis võiks olla neid sahtleid nagu mitu kihti, et see vingide sahtel võiks olla paar sentimeetrit kõrgem, kui see praegu on, aga ei pea. Lihtsalt siis oleks nagu umbes mingi teine sama kõrge või natukene madalam sahtel siin veel. Et sahtlid meile ikkagi väga meeldivad. Aga need sahtlid peaksid siis olema sellise suurusega, et neid eurokaste saaks sinna settida. Et kui me oleme nagu pikematel reisidel käinud, siis me need lauad paneme rohkem ühte serva ja teise serva paneme kõik oma riided ja asjad niikuinii nendes eurokastides. Ja siis on tegelikult väga mugav, et jõuad kuskile kas või ühe majutusse või hotelli, siis võtad lihtsalt oma kasti, lähed sellega sinna ja ei pea hakkama nagu pidevalt midagi kottidesse pakkima ja välja, et selles mõttes see eurokastide mõõtudega arvestamine on ka oluline. Ja muud asjad praegu ei olegi selle ID-bussi või selle praeguse situatsiooniga seotud, et tulevikus muidugi peaks olema väike soojustus, et jahedama ilmaga nagu auto enda soojustus saaks nagu ruumi ära soojaks ajada ja et palava ilmaga ei läheks ka liiga palavaks. Ja üks asi veel, et meil tegelikult see valge värv meeldib ainult sellepärast, et see ei lähe kuumaks. Et meil on olnud üks transporter, mis oli hall ja üks V-klass, mis oli must ja see vahe on ikka minust väga suur. Et hoolimata sellest, et sellel ei ole mitte mingisugust soojustust siin kaubaruumis, et lagi on puhas plekk, siis see auto nagu isegi päikse käes ei lähe nii, ta läheb soojaks, aga ta ei lähe selliseks meeletuks saunaks. Et ainuüksi selle pärast oleme nõus nagu selle valge värvi ära kannatama tulevikus ka. Mida veel? Praegu vist jah, et tulevikus me lihtsalt soovime, et me saaksime oma bussis siis nagu täispikkuses magada, püsti seista, vetsus käia, võib-olla natukene duši all ja süüa teha. Ja mingi lauake peaks olema, kus saaks tööd teha, kui vaja. Et kuhugile peab saama selle 24 tollise monitori ka siis kinnitada. Et
siit peaks olema nagu enam-vähem näha ka, et kogu meie stiil on selline lihtne ja praktiline, et meil ei pea olema väga mingit sihukest peent mööblit, et selline lihtne ja praktiline töötab väga hästi. Et sedasama stiili sooviks nagu tulevikus ka. Et noh, siin on ka näha, et see vineer on lamineeritud pealt, et kui siia läheb mingit pudi peale, mustust peale, siis me saame selle nagu lapiga maha pesta. Et selles mõttes mingit paljast OSB plaati me nagu ka ei taha, aga noh, midagi sellist lihtsat ja praktilist. Praegu vist ongi enam-vähem kõik.